Hei, mina olen Kellu ja täna on mul proovida sellised toredad mamma kohupiimaha pannkoogid. Siuksed ahvatlevad, siin on sellised mammud peal, need kohe kutsud ostma. Ja kihvt on see, et siit pannkoogid on näha siit külje pealt ja näha siit ka alt, et sa võid vaadata, meil on siuksed mõnusad väikesed pannkoogilätakad ja ma lugesin kokku, et neid on siin 14. 200-grammine pakend ja siin on siukene õpetus, et siit võib neid avada. Siin on siuke taas suletav pakend, et kui sa kohe ei jõua kõik ära süüa, võid hiljem ka süüa. Muuseas ma vaatasin siin kaloreid nii palju, et korraga pakki ära teed, siis mingi 600 kaloriline laks võib siit tulla küll. Pannkoogile, kohupiima pannkoogile. See on nii hea. Et esmamulje on mõnus. Pakk on lahedalt täis. Ja see pannkoog tundub olema selline värske ja mitte kuiv. Proovime. Väga hea. Ta on natuke nagu sõrnik isegi. Õrnalt magus. Suts ma tunnen mingi küpsetuspulbrit siin, aga kohupiima selline maitse tuleb siit läbi. Et on pigem nagu, ma ei saa öelda kohupiim pannkoogiga, aga nagu midagi seal keskel. Pannkoog kohupiimaga ja vastupidi, hästi mõnus. Ja natuke maitseb tõesti nii nagu vanaema oleks nüüd kodus teinud. Nii et selles mõttes üks mamma pannkoogi maitsega küll mõnus on. Aga vaatame, mis seal sees on. Nii, kohupiimuna, õlid on ju, maitseainete segud, suhkrut, pulbrid, munapulbrid, eks ju. Lõhna maitseaine, siis või ja koorearoom. Okei. Mõtlen kaasa, tänapäeval sööd siis sellist nagu toitu. Mitte sellist, kus päriselt ongi või ja koor ja asjad sees, mis tegelikult võiks olla kasulikud, eriti kui need on sellised nii-öelda öko, vaid sul on aroomid. Ma saan aru, et muna ja need asjad on mingid asjad pulbriks tehtud, et nad säiliks kauem ja kui see on nagu töödeldud normaalselt, siis nagu väga juhtubki midagi, eks ju. Aga lihtsalt, et seda aroomi ja nagu toda aroomi ja seda maitset ja toda maitset ja siis lõpuks sa nagu arvad, et sa sööd midagi head, aga tegelikult on kõik maitsed ja aroomid ja tugevdajad ja sul on nagu siuke deliirium sellest või ma ei kujuta ette nagu nõme lihtsalt. Aga piim vähemalt on sees, ma loodan, et see siis ei ole siuke piimapulber. Aga mina siin kiidan, et tõepoolest nagu vanaema tehtud ja siukene korene võib-olla ja siuke kohupiimane ja siis pärast tuleb välja, et kõik on nagu sul illusioon loodud on ju. Et oleks lihtne seda toota ja kerge müüa oleks odav arvel, eks. No võib-olla ma nüüd praegust reageerisin üle, aga nagu natukene siukene kerge selline mulje mul isiklikult jäi. Mamma ärge solvu. Nii, ja siis vaatame siis siia. Siin on natuke teised kaloraažid. Minul on siin 291. Mul on 13 grammi rasva. Ja siis külastunud rasvaappeid on 1. Süsivesikuid umbes sama palju ja siis suhkruid siin natuke rohkem, valku enam-vähem sama palju. No siukene. Nii et ilmselt selle tootmise käigus natukene need asjad vaadatakse üle ja täpsustatakse, ma loodan. Ja nii, siukene magus ja sutsurasvane pannkook tuleb siit välja. Nii, okei. Hind on mõistlik, sellepärast, et kui ma Selveri kodukal ringi vaatan, siis Selver tegelikult müübki
suures osas on mamma asju. Ja selliseid väikeseid pannkooke minu meelest keegi teine peale mamma praegu turule ei ole paistanud. Et Monopol. No hind on okei selle paki kohta enam-vähem, ma arvan, võiks olla odavam. Nõnda. Ja siis natuke vaatasin ka, mis e-ained siin sees on. Diifosfaadid. Ja siin on kirjas siis, et loomkatsetel tekitab suurtes kogustes elumine. Ma ei tea, kui suured need kogused on. Ja siis naatriumkarbonaadid, et siis nende kõrvalmõjusid ei ole hetkel nagu teada. No võt. Et ma nüüd natuke jorisesin nende pannkookidega. Tegelikult maitse on neil hea. Et sellega nad on küll täppi pannud, et isegi kui nad on sinna aroomitanud ja püüdnud luua sellist illusiooni neile, et siis neil läks hästi. Pannkoogikesed olid siis 30 sekundit mikrolaineahjus soojas. Nad läksid seal nii kuumaks ja siis nendes tuli seda rasva ja seda vedelikku nii palju välja, et nad olid siin näppude vahel tõesti niisugused nagu rasvased. Et maitseme, kuidas siis need nüüd soojast peast tunduvad. Mulle isegi meeldisid need külmast peast rohkem. Sest praegu on nad rohkem sõrniku moodi ja natuke seda küpsetuspulpi maitset on rohkem tunda. Seda kohupiima maitset on vähem. Pigem on nüüd nad sellised nagu küpsetatud kohupiima koogi sarnase maitsega. Aga muidu endiselt head. Mina eelistaks neid vist isegi külmast peast või siis nüüd koos mingisuguse moosi ja marjadega. Mulle tundub, et siis ta võiks parem olla. Aga teeme siis niimoodi, et anname neile hinnagu ka. Kõigepealt siis tervislikkus. Ja kui ma nüüd näiteks siia vaatan, et siis kõige hullem ta ei ole ju, eks ju? Et mingid hulle koostisosasid siin ei ole. Külastunud rasvhappeid isegi ei ole väga palju. Natukene suhkrune, natuke rasvane maius. Nii et tervislikkus, no, anname talle 6 indeks. 6. Siis üleüldises mõttes me paneme ka 6, pole väga hullu. Või paneme 5, üleüldises mõttes paneme 5. Nii, ja siis hinnaks paneme 4. Ta võiks olla nagu odavam. Tundub, et ta on nagu lihtsalt toodetud, aga kuna ta on sükene praeguse aja popp-toode, sükene kiiresti sööda või nii edasi tagasi, siis ta on sükse hinnaga nagu ta on. Siis maitse paneme 6,5. Minu meelest natukene küpsetuspulp ma siin tundsin, aga muidu mulle väga meeldisid need kohupiimad ja need lõhnad ja kõik asjad, mis siit välja tulid. Siis üleüldine väärtus, no ma ei tea, ta ei anna sulle selles mõttes, ta ei ole sulle eluvajalik toit, ta annab sulle siit natuke valku. Ja sa saad rasva, kui sa näiteks oled trenni teinud ja sul on vaja kiiresti taastada oma nagu normaalne olemine, energiat saada, siis aeg-ajalt sa võid seda süüa, aga mitte iga päev siis kukistada enda töö juures, sealt tulevadki need lisakilod. Nii et no paneme üldine väärtus, paneme 5. Nii, ja siis nüüd arvutame kokku, mis tuli. $5,3. Nii et ei ole sugugi halb tulemus, selline tubli keskmine. Aga uued toredad maitsed ja ka kindlasti uued toredad pannkoogid on varsti teie ees. Püsi lainel ja näeme pea. Tšau!